Et ühelt poolt väärtused on nagu sellised asjad, mille järgi me orienteerume või millest me lähtume käitumises. Teiselt poolt on ta jällegi see, mida me peame üldse tähtsaks ja mis võib-olla käitumises iga kord ei väljendu. Et kui me hakkame käitumise kontekstis rääkima, siis me võime mõelda sellest umbes niimoodi, et inimene oleks nagu jäämägi. Veepealne osa sellest on käitumine. Käitumine on siis see, mida me ütleme, mida me teeme, kuidas me reageerime mingitele sündmustele. Ja ülejäänud 90% inimesest jääb veealusesse nähtamatusse ossa. See on nähtamatu teiste jaoks, sageli ka tema enda jaoks tihti. Ja sinna tulevad siis kõik need asjad, mis seda käitumist põhjustavad. Kõigepealt mõtted, tunded. Neid omakorda põhjustavad siis väärtused, uskumused, hoiakud, kogemused, kõik need asjad, mis mingil viisil avalduvad siis meie mõtetes ja tunnetes. Ja seal kõige all on veel vajadused, mis omakorda siis kujundavad need väärtused ja uskumused ja hoiakud ja kogemused. Mis nüüd puudutab seda osa, kus väärtused on siis nagu need eesmärgid või asjad, mille poole me püüdleme, siis need sageli kujunevad läbi defitsiitide. No, näide võiks olla see näiteks, et minu vanaema rääkis kogu aeg, et ärge te nüüd sööki raisake. Ja see tuli täiesti kindlasti sellest, et ta on laps, kes kasvas üles enne sõda, kes sõja ajal kannatas väga, väga rasket elu ja sellest tulenevalt ta õppis väärtustama toitu. Kui sa oled näljas olnud, siis sa tõenäoliselt väärtustad isegi siis toitu, kui sul seda on nii palju, nagu seda praegu on, eks ole. Teine viis on see, et me saame seda igalt poolt ümbritsevast keskkonnast, mudelitest, sellest, mida meil deklareeritakse, mis on tähtsad, sellest, millest räägivad targad inimesed, sellest, mis näiteks koolis on isegi kokku lepitud, et need on meie väärtused, mida me lähtume, et need tulevad väga erinevatest kohtadest. Deklareeritud väärtusi me teame kõik, eks ju, et see on sõbralikkus, ausus, koostöö, mis siin veel viimasel ajal on, võib-olla indiviidi õigused on meil ju väärtusteks ka, eks ole, et igal ühel on õigus ennast määratleda, loovus, avatus, kõik sellised asjad. Tegelikult käitumuslikult väljendub, ei pruugi üldsegi sellega kokku minna. Ja mina arvan, et praegu oleme me ikkagi selles ühiskonna etapis, kus tähtis on konkurents. Tähtis on see, et kas sa oled pildil, kas sa saavutad piisavalt, kas sa pingutad piisavalt. Väärtus on kindlasti töö, väärtus on rikkus või heaolu. Võib-olla viimasel ajal hakkab tulema ka tervis ja puhkus, eks ole, sealhulgas ka vaimne tervis. Need väärtused, mis on siis seotud elu kvaliteediga, seotud sellega, kui hästi ma tahan elada, kui palju ma tahan koostööd teha versus kui palju ma tahan võidelda ellujäämise eest, eks ju. Et see muutus on Eestis just siin mõned aastad tagasi toimunud ja me oleme liikumas selle poole, et sellised elukvaliteedi väärtused hakkavad tulema nagu üha olulisemaks. Nii et väga raske on öelda, osad inimesed on veel selles vanas ellujäämisväärtustes kinni ja osad inimesed, eriti noored, on juba täiesti nendes uutes hedonistlikes väärtustes. Ja sellest tuleb ka tegelikult palju probleeme ühiskonnas, et ei suudeta jõuda kokkuleppele, et mida me siis teeme, kuna väärtused on tegelikult otsuste tegemise käitumise alus. Ma arvan, et see probleem tuleb sellest, et kui me ei teadvusta seda, mis meie ümber on ja mis on meie käitumise eelduseks või aluseks või millest meie käitumine sõltub, siis me käitume teadvustamatult ja see on juba kindlasti üks probleem. Teine probleem on see, et kui me ei ole enda jaoks sõnastanud neid väärtusi või ei tea nende hierarhiat enda sees või ei tea oma prioriteete, siis õiget suunda hoida on ikka väga raske. Et kindlasti see, et me saame kas siis ennast või oma organisatsiooni või üldse kogu ühiskonda mingitest väärtustest lähtuvalt juhtida või selles suunas juhtida, et need väärtused oleks rohkem esindatud. Teine teema on see, mis puudutab nüüd seda uut kultuuri, mis ta nüüd nii väga uus on, aga ütleme, et siis demokraatliku kultuuri, et muidugi väga lihtne on asju ära keelata, kui midagi ei meeldi, aga et võib-olla oleks tõhusam küsida hoopis või visata see dilemma või see probleem inimeste kätte ja anda neile võimaluse arutleda selle üle, et mis siis oleks õige, sest me kõik, eks ju, omame erinevaid ressursse, erinevaid teadmisi, me võime erinevalt käituda ja kui seda infot omavahel jagatakse, siis see diskussioon on sageli palju väärtuslikum kui üks kiire otsus, käsk või keeld või norm.
Diskrimineerimine tähendab ebavõrdset kohtlemist, mis on seadusega vastuolus. Ehk siis teatud tunnuste alusel või tunnuste tõttu ei tohi teha erinevusi. Üks on mees või teine naine, siis sellest soost tulenevalt ei tohiks inimesi enamus eluvaldkondades erinevalt kohelda. Näiteks töövaldkonnas. Rass, nahavärv, seksuaalne sättumus, vanus, usuline veendumus, puued, need on need kaitstud tunnused, millele on seadusega eriline kaitse antud. Ja nende tõttu ei tohi kedagi ebavõrdselt kohelda. Ja mis on diskrimineerimise mõiste juures oluline, on ka see, et ebavõrdne kohtlemine on ebaseaduslik ainult siis, kui sellel ebavõrdsel kohtlemisel ei ole objektiivselt ja mõistlikku põhjendust. Et mitte igasugune ebavõrdne kohtlemine ei ole seadusega vastuolus. Tegelikult me igapäevaselt kohtleme inimesi erinevaid, et me ühe inimesega räägime, teise inimesega ei räägi, et me ei saa kõikidega rääkida. Et see on okei. Küll aga ei ole objektiivseks ja mõistlikuks põhjenduseks näiteks stereotüüpne vaade kellegi rollile ühiskonnas. Et me oleme harjunud mõtlema, et üks või teine töö on kas meeste või naiste töö ja sellest tulenevalt me siis ei kujutagi üldse ette, et seda võiks keegi teine teha. Kvantitatiivne küsitlus tavaliselt annab selle tulemuse, et Eestis diskrimineeritakse inimesi kõige rohkem rahvuse tõttu, kuna meil on see eesti ja vene erinevad kogukonnad. Samas, kui näiteks vaadata soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku praktikat, siis temal on enamik kaasusi soo tõttu. See, et naised on tulnud lapsevanema puhkuselt tagasi ja nad ei ole saanud oma vana tööd tagasi, milleks neil tegelikult on õigus. Kui me räägime soost, siis iga 4 aasta järel tehtav soolise võrdõiguslikkuse monitooring näiteks ütleb, et me ei ole üldsegi väga palju arenenud edasi, et meil on ikkagi väga traditsioonilised vaated soorollidele. Kui me räägime, mis meil nüüd on rass ja usuline veendumus, mis on väga päevakorral Eestis seoses just varjupaiga taotlejate küsimusega, et siis vaatad seda üldist meediapilti ja tundub, et me oleme mitte ainult sammukese tagasi astunud, vaid väga nagu jooksnud ausalt tagasi. Aga mis puudutab seksuaalset sättumust näiteks, siis meil on paranenud, et Erinevus rikastab projekti raames viidi 4-5 aastat tagasi üks uuring läbi ja nüüd alles ja see tegelikult näitab, et olukord on paremaks läinud ja suhtumine on paremaks läinud. Küll väga vähe, aga siiski. Puuetega inimestel on hoopis teine probleem, et nende puhul on probleemiks see, et neid pigem haletsetakse ja neisse suhtutakse väga hästi, aga kuidagi nagu ohvritesse ja mitte kui sellistesse iseseisvatesse ja tugevatesse inimestesse. Ma võin öelda, et tõenäoliselt täna on kõige raskem nendel, kes on kuidagi kas teisest rahvusest teise nahavärviga. Et isegi inimeste keskusesse ja ka meediasse jõuavad juba päris palju näiteid, kus anonüümsed kommentaarid on muutunud reaalseks ohuks inimesele, kus neile tullaksegi tänaval ütlema, et mine koju. Et praegusel ajahetkel täna on just teisest rahvusest ja teise nahavärviga ja teise kultuuritaustaga inimesed ohustatumad. Ma ei tea, kas see on siis see põlvkond või on see vanem põlvkond kuidagi edasi kandnud noortele seda, et kuna Nõukogude Liidus oli see võrdsuse teema selline äraspidine, et tihtipeale, kuidas inimesed seda nägid, olidki see, et taheti kõiki ühesugusteks muuta. Ja see oligi justkui see võrdsus või see ideaal, kuhu taheti jõuda. Aga kui me räägime tänapäevast ja kui me räägime sellest võrdsusest ja võrdsest kohtlemisest, siis see ei tähenda seda. See tähendab vastupidi just seda, et kõiki erinevusi arvesse võttes me kohtleme kõiki võrdselt, et võrdsus ei tähenda samasugust ühtemoodi käitumist, ühtemoodi olemist. Et vastupidi, see annab kõikidele võimaluse olla, kes nad on ja sellest hoolimata koheldakse neid võrdselt ja antakse neile võrdsed võimalused.
suured lootused on järgmisele põlvkonnale. Ei, selles suhtes, et praegu üleskasvaval põlvkonnal on palju avatum meel kahtlemata, sest neil on palju suuremad võimalused, palju ka laiem silmavaade. Et vaatamata, hoolimata erinevustele siiski peaks meil kõikidel olema võrdsed võimalused. Kas me kasutame neid või mitte, see on juba siis igaühe enda otsustada. Ma arvan, et see ongi terve ühiskond, kus on erinevad arvamused. Et oluline on see, et kui meil neid erinevaid arvamusi siis väljendame, et me jääksime ikkagi ka teiste suhtes austavateks. Meil on paratamatult ka oma taustast, oma juurtest tulenevalt ka erinevaid arusaamu, aga oluline on ikkagi nendest rääkida avatult ja seda, just nimelt siin oli ka rõhutati seda, et seda arvamuste vahetamise kultuuri peaks olema, et seda võib-olla jääb meil tõesti puudu. Et kui ma ikkagi väärtustan ennast ja ma ei taha, et minu suhtes halvasti käitutakse, siis peaks ma tegelikult ju ka käituma teiste suhtes, sest et ma eeldan, et teised käituvad ka minu suhtes niimoodi. Tegelikult neid väärtusi on palju ju ja ma arvan, et igas Eesti peres on omad väärtused. Hoiakute kujundamine algab selles hetkes, kui inimene seal maailma sünnib, kuidas temasse suhtutakse, kuidas tema vajadust märgatakse, kuidas siis neid vajadusi ka rahuldatakse. See hakkab juba sellest, eks ole, see hakkab ju kodust, et kuidas on meil suhted kodus, kas toetavad, et hoolivad. Samamoodi ka, et kui ma ise väljendan ennast, et ma siis ka kuulan, mida teised arvavad ja siis sealt siis üheskoos siis saabki need ka mõelda, mis on siis need asjad ja väärtused, mis meid mõlemad toetavad ja me saame koos edasi minna. Tunneme hirmu. Me tunneme ebamugavust, me tunneme ebakindlust, me tunneme teadmatust. Et kõik need asjad, ma arvan, annavadki kokku ühe kohutavalt vastiku maitsega supi, mida me kõik siin nüüd koos peame nagu sööma ja helpima, aga samas me peame selle supiga prepareerima koostisosadeks, et me saame aru, millest see kõik koosneb, miks see kõik on. Sest kui me ei saa aru koostisosadest, siis me ei saa nagu aru, mida sealt eemaldada, et sellel supil nii vastik maitse ei oleks. Et vaatamata sellele, et praegu ühiskonnas see vihapaise on nii tugevalt lõhkenud, siis sellel on ka omad kummaline öelda küll, aga positiivsed küljed. Et kui varem oli sellist vaikivat ükskõiksust palju rohkem, siis nüüd ma olen näinud järjest rohkem inimesi ka välja astumas ebaõigluse vastu. Et kui sinu üks väärtuseid on õiglus, mis minu jaoks isiklikult on ka üks väga olulisi väärtuseid hoolivuse ja aususe ja siiruse kõrval, vaata, et isegi seal üleval otsas kusagil, siis väga haiget teeb see, kui ebaõiglus jääb võidutsema või kui kaalukaks saavad need inimesed, kes esindavad neid väärtuseid, mis tegelikult sinu jaoks on nii-öelda hävitavad või vastuvõetamatud. Ja tegelikult kogu see diskussioon, mis vahepeal ei ole küll diskussioon, vaid on lihtsalt selline lahmiv kisa, ongi järjest rohkem ka neid inimesi välja toonud, kes ajavadki selja sirgu ja ütlevadki, et see ei ole okei, see ei meeldi mulle, me peame selle vastu astuma ja järjest enam on ka neid inimesi, kes märkavad, kes varem on öelnud, et teate, et see tegelikult ei ole probleem, et sa teed probleemi millestki, mis tegelikult ei ole teema. Et neid inimesi ma väga palju enam ei näe, kes ütlevad, et see ei ole teema. Selles mõttes, et minu jaoks on ka minu kodumaa väga oluline, ma armastan Eestimaad ja ma olen õige eestlane. Iga inimene, kes tunneb, et on eestlane, on õige eestlane, et kellelgi ei ole õigus öelda, et sina oled õigem eestlane kui keegi teine. Aga me väärtustame seda rahvuslust või suhet kodumaaga natukene erinevalt võib-olla. Et minu jaoks, mina tahan, et Eesti ongi see riik, mis on avatud ka teistele, et me ei tunne ennast ohustatuna. Kas me tõesti oleme nii saamatud inimesed, et me tunneme ennast ohustatuna praegu hetkel mõnesajast inimesest? Ma ei suuda seda isiklikult uskuda. Kindlasti on traditsioonid nende inimeste jaoks väga olulised väärtused. Ma usun, et me mingis mõttes väärtustame väga palju samu asju, aga meie hoiakud on nagu kaldu kas ühele või teisele poole. Et ma arvan, et väga palju ongi viha taga komplekse, alaväärsustunnet, enesega rahulolematust, enesevihkamist. Et selle taga, et ma kanaliseerin negatiivsed tunded teistele inimestele, on pigem
mitte pigem, vaid selle taga ongi tegelikult negatiivsed tunded minu enda sees ja minu enda suhtes. Kas me sellest aru saame ja kas me seda teadvustame, see on teine asi. Aga selleks, et ma üldse saaksin midagi parandama hakata, selleks A, pean ma aru saama, et midagi minus on valesti ja B, pean ma tahtma, et see midagi minus muutuks. Kuidas me jõuame selleni, et nad mõistaksid, et nad on vihased vihkajad. Kuidas me selleni jõuame? Ma arvan, et üks asi ongi see lõputu selgitustöö ja selgitustöö ja selgitustöö. Midagi pole teha. Me peame leppima tegelikult ka sellega, et mõned inimesed ei muutugi. Mõned inimesed ongi sellised. Mida me oleme erinevates diskussioonides oluliseks pidanud, on see, et me ei vaidle või me ei väitle või me ei diskuteeri ainult selle inimesega, kes on meie vastas, vaid meid jälgivad kõrvalt paljud inimesed. Ja me ei pruugi muuta või me ei pruugi saada kõigutada selle inimese mõtteviisi, mõttemaailma, hoiakuid ja arvamusi, kellega me parajasti nii-öelda vastakuti oleme. Küll aga me võime selle kõige käigus mõjutada neid inimesi, kes meid jälgivad. Nemad võivad saada uut informatsiooni, nemad võivad saada sealt midagi nii-öelda söödaks või seemneks, mis hakkab nende sees kasvama, et ahah, võib-olla ma olengi asjadest nagu teisiti aru saanud või kuidas ma nagu seda varem ei ole mõelnud. Et vahetevahel käivad need asjad tasapisi. See viha taga on väga tihti on hirm ja selle hirmu taga on omakorda teadmiste puudumine. Et ma arvan, et seal ongi väga palju selle teadlikkuse puudumist ja tihtilugu jääb minu meelest, vähemalt internetist jääb kõlamagi rohkem nende inimeste, ütleme siin, kui negatiivne foon lihtsalt jääb rohkem kõlama ja sellel on lihtsam liiklasi leida. Ja seetõttu see tekitab selle inimese jaoks nagu selle küsimuse, et kas päriselt, kas nüüd ongi halvasti, et mulle meeldivad samast soost inimesed ja nad ei suuda adekvaatselt tihti hinnata seetõttu, et mis arvavad nende klassikaaslased, kolleegid, sest neile tundub, et seda viha lihtsalt on nii palju. Ja ma soovitan inimestel tulla ikkagi meiega rääkima, sellepärast, et kui sa isegi gruppi ei sobitu, et siis on see, et me saame sulle luua võib-olla kontakti kellegagi, kellel on sama teekond. Et sa saaksid nagu rääkida temaga neid asju läbi, et mida sa tegelikult tunned, mida see teine inimene tundis, kuidas ta sai hakkama nende negatiivsete mõtetega enda sees või selle negatiivsete hoiakutega enda ümber. Et see tugigrupp on lihtsalt üks võimalus ja kindlasti just selle kontaktid loomine see teine hästi oluline asi, mida võib-olla tihti ongi keeruline saada, et meile tuleb tõesti ka sellised meile, kus inimesed ütlevad, et ma tahaksin suhelda lihtsalt LGBT kogukonnaga, aga ma ei leia ühtegi sellist kohta, kust nagu saada neid suhteid. Need noored, kes minu juurde täna jõuavad ja mitte ka ainult noored, et seda on päris valus nagu vaadata, et kui nad tulevad minu juurde, nad istuvad diivanile ja nad lihtsalt nutavad, ütlevad, et neil ei ole mitte kellelegi rääkida, kes nad nagu päriselt on ja et nad tunnevad, et nii palju on vihkamist ümber ja on inimesi, kes ütlevad, et ma ei ütlegi kunagi kellegile, ma ei hakka kunagi elama seda elu, mida ma tahan, sellepärast, et ühiskond ei ole piisavalt aksepteeriv ja seetõttu ma tahaks loota, et see areng nagu toimuks kiiremini, kui ta tegelikult ma arvan, et reaalselt toimuma hakkab. Teadlikkus ja haritus on see väärtus, mida tegelikult meie ühing üritab ka anda läbi erinevate koolituste ja läbi selle, et me tegelikult kutsume inimesi ka lihtsalt vestlema, näiteks ka spetsialisti noorsootöötajad lihtsalt vestlema mingitel teemadel. Et üks asi on, ütleme sellise LGBT teema juures on see, et kas sa tead sellest või sa ei tea, aga ka keelekasutus on äärmiselt oluline, et sa kasutad õigeid mõisteid ja tead nende tähendusi tegelikult. Kui ma toon nagu välja selle, et esiteks sildistamine, et ei ole mõtet panna silti külge, kui inimene ise ei ütle, kuidas ta tahab, et tema poole pöördustaks. Kui ma toon välja näiteks transsoolisuse teema, siis kindlasti see, kui noor ütleb oma soo ja eelistatud nime, siis tuleks seda respekteerida ja vastavalt seda nime ja seda sugu siis kasutada. Need organisatsioonid, kes täna siin oli meie kaasa arvatud, saame lihtsalt pakkuda mingeid sisendeid läbi info andmise, läbi koolitamise, aga tegelikult muutus hakkab igaühe inimese enda sees ja ma arvan, et muutused hakkavad ka tihti seeläbi, kui sa tegelikult avad oma silmad ja vaatad, mis inimesed su ümber on, et me tihti arvame, et meie ümber ju selliseid inimesi ei ole ja see on see, mis paneb nagu inimesed elama sellisesse kasti ja need ei näe tegelikult, kes nad ümber on, kes on need inimesed päriselt nende ümber. Selline sallivuse teema kindlasti tõuseb, aga see on see, mida tuleb paratamatult teha nendel inimestel, kes nende noortega igapäevaselt kokku puutuvad, ehk siis õpetajad, noorsootöötajad ja loomulikult perekond ise. Ja ma arvan, et neid töötajaid, kelle jaoks mingid teemad ongi isiklikult
liiga rasked, aga ma arvan, et esiteks paljusid asju on, mida me ei mõista. Me lihtsalt ei mõista, see ei puuduta ainult sellist sotsiaalset pinda. Ma ei mõista ka teatud kunstiliike, ma ei mõista mingeid muid asju. Et ma ei peagi kõike mõistma, aga ma pean arvestama sellega, et need inimesed on minu ümber paratamatult, oma töös ma puutun nendega kokku, paratamatult ma pean sellega tegelema. Lihtsalt tuleb leida see inimene, kellega sa saad seda teemat avada. Vähemalt nii palju avada, et sa saaksid aru, miks see teema on sinu jaoks nii negatiivne, et mis selle taga on, et kas seal on sul mingid kogemused või just kogemuste puudumine. Võimalusel, nagu ma ütlesin ka eelnevalt diskussioonis, et hea on leida see professionaal tegelikult, kes saab võib-olla samamoodi luua sulle kontaktid nende inimestega, kes saavad sulle rääkida oma igapäevaelust, kuidas on ja mis on, ja sa näed, et seda erinevust ei ole tegelikult nii palju, et kõik, kes osalesid paneeldiskussioonis, on täiesti avatud noortekeskustele, et tulema ja rääkima neid teemasid, mida täna tegelikult arutate, nii see LGBT teema, pagulaste teema, laste teema, et see koostööpinna loomine oli minu meelest hea. Väga huvitav oli see, et mõtted on suhteliselt sarnased minu enda mõtetega, selles suhtes, et teema käsitlemine on väga mitmel tasandil ja see teeb asja, tähendab, see on andnud mulle sükese tuge, et ei ole ainult ühte viisi või ühtemoodi vaja asjaga tegeleda, vaid on igasuguseid muid variante ka olemas. Pagulaste teemal oli kohe selge see, et selline üldine hoiak on eestlasel minu meelest ikkagi selline täiesti mõistlik, kuna eestlane põhimõtteliselt ikkagi võtab külalisi vastu, aga võt siin ongi see, et see teema on ikkagi väga teravaks ajatud ja need erinevad dimensioonid, mulle tundub, on igaüks lähtub asjast oma kogemuste kaudu. Et sinu kogemused või siis kogemuste puudused on need, mis juhivad sinu seda eelarvamust. Ja kui sul ei ole mingit kogemust, siis sa tihtipeale kaldud ühte või teist arvama, oleneb ka sellest, et mis seltskonnast sa oled, et siuke üldine hirm on olemas, et keegi ei saa öelda, et nii, et asi läheb väga hästi, on ju. Et tore on tegelikult ka kuulda, et mis on need asjad, need murepunktid, need asjad, mis võib-olla vajavadki sellist arutlemist, sest et nagu üks õpetaja või nagu üks osaleja ütles väga hästi, et tal oligi vaja need mitu kuud seda teemat nämmutada läbi tuttavatega ja kõikidega, sest et tal endal olid väga tõsised hirmud ja peale kõike seda nämmutamist on jõudnud ka mingisugusele arusaamisele, et ega seal vist väga midagi nii hullu tegelikult ei ole. Väga hästi keegi ütles, et just seda väärtuste inventuuri on meil kõigil vaja. Ja meil võib-olla või inimesed, kes just tegelevad noortega, seda on palju rohkem vaja kui võib-olla teistel inimestel, sest et sa oled ise lõppude lõpuks inimene, sa kindlasti eksid, nii et sa pead ise endaga tegelema sama palju, nagu sa tegeled teistega, sest et kui sa jätad ennast ripakile, siis minu meelest on väga raske teistega kuidagi ausalt ja siiralt ka tegeleda. Ja ma arvan, et see oli selline hea harjutus meile kõigile, sest et ilmselgelt ma olen kindel, et need arvamused seal on ka väga erinevad seal toas ja siis on tore näha, et inimesed ikkagi suudavad ka koos neid teemasid arutada ilma, et see väga isiklikuks läheks.